Võsa ja taas kord Nõokäest jälle eetris, üks nädal läinud, teine nädal jälle siin. Oleme oma kallis uues stuudios, ootame veel viimaseid tehnoloogilisi vidinaid, et stuudio veel vingemaks saaks. Aga ei oleme me siin selleks, et rääkida meie stuudio progressist, vaid loomulikult on meil külas külaline ja täna on meil külas Ron Artur Kork. Tervist! Tervist! Esiteks suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene täna juttu puhuda. Ja kuna sa oled esimest korda saates, siis me alustame küsimust meie traditsioonilise küsimusega. See koosneb 3 küsimusest ja siis vaatame, kuhu meie jutt meid edasi viib. Aga et äkki sa siis oma sõnadega räägid, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega siis täpselt tegeled? Tead, see küsimus minu arvast viimast aastat jooksul ma olen selle küsimuse peale rohkem hakanud mõtlema, et kes sa oled. Minu arvast on veits naljakas küsimus, me tihti nagu paneme hullult silte enda külge inimestele, nagu ma olen see ja ma olen see ja ma olen see. Ja mulle meeldiks nagu vastata, ma vastangi, et ma olen mina ja ma teen seda, mis mulle meeldib teha, aga kui niimoodi nagu veits sinna siltidesse ka minna, siis sõidan trikirattaga, olen sõitnud juba kohe 15 aastat. Tegutsen sükse BMX treeneri koolitajana, viin läbi sükest BMX kooli juba süke aasta aega. Olen juht ja looja süksel brändil nagu Pure ehk People Your Rally. Olen üks korraldajatest süksel võistlusel nagu Kicking Concrete. Ja igast muid laired asja teen ka, jah. Oi, ühesõnaga ma saan aru, et selline magamine kui selline on teoreetiline tegevus pigem. Et kogu aeg pigem tegutsed. Aga tõepoolest, et selline ekstreem sportlasega tegu ja me räägime sellest natukene hiljem pikemalt ka, aga 1. juunil on meil siin Nõos siis skatepargi avamine, kus ka sina üles astud. Aga et võib-olla ennem, kui me siia nii-öelda olevikku jõuame, et äkki lähme natukene ajalukku ka, et kuidas üldse niimoodi sai, et selline, et BMX-i sai sõitma nagu hakatud, et kas see oli kuidagi väiksest saadik või kuidas sinna elutee viis? No see oli kuskil 9-aastasena. Juba, Jesus. Mul oli üks ema tuttav, kelle poeg sõitis BMX-i, minu arust sealt tekkis ka suur huvi, aga tegelikult ma algselt tahtsin üldse rula hakata sõitma. Siis mu vanem õde Laura, tema näitas mulle, et ei, rula on nii ohtlik, hakkas mul igast mingi videosi YouTube'ist näitama, tõi nagu rula mingi crash compilationid ja niimoodi. Ja siis näitas, ei, see on liiga ohtlik, kes kuidagi jõudsime jalgratast turvalisem. Kuidagi jõudsime sinnani välja. Siis kui ma 9 sain sünnipäeva aegu, siis sain enda esimese ratta. Sõitsin sellega, aga ma olin nii väike siis ja see ratas oli suht suur, no BMX on nagu erinevaid suurusid ka, nagu klassikaline on see 20 tolline, aga nagu väiksemad on ka, mis tegelikult nagu väiksematele peaks minema. Ja siis see oli suur ja see oli veits raske minu jaoks ja mul vahepeal jäi mingi aasta vahele, aga siis kui ma mingi 11 siis ma sain natuke uuema ratta, natuke kergem ratta, on ise võib-olla natuke kasvanud ja sealt ajast saati nagu sõitnud siis. Okei, jumal, nii kaua ja põhimõtteliselt nii-öelda non-stop siis nagu sellest ajast siis nagu lasnud selles mõttes? Jaa, no ei, nagu mingit suuri pause nüüd polegi jäänud nüüd kuni eelmise aasta juunini, veits ennem kui mainisin, et terviseprobleemi tõttu ja nüüd nagu on siuke pikem paus olnud ja nüüd alles olen suht hakanud nagu sõitma jälle, aga muidu nagu 14-15 aastat põhimõtteliselt järjest kogu aeg. Jumal, aga kas seal siis vahepeal ei olnud, ma ei tea, mul kuidagi alati on nagu tunne, et varem või hiljem on mingisugune selline, kus kõik sõidavad ennast jumala sodiks või kukud sodiks ja siis mõtled, et kas asi on seda väärt. Või aga sul vist ei ole nagu seda päris olnud? Ma olen sodiks olnud igat pidi, aga mul seda küsimus pole olnud nagu, et kas on seda väärt selles mõttes, et see on nagu nii suur tükk mu elust olnud ja nii suur osa ja ma tunnen, ma oleks nagu skatepargis nagu põhimõtteliselt üles kasvanud ja nagu see on nii suur osa mu elust. Mul on kogu aeg nagu, ma ei mäleta, kuna esimene mingi murd oli ja kõiki kips on olnud igast näppe murdnud järjest, bum, läheb jalad, hüppeliigesed, randmed, kõik. Mul oli nüüd, mis see oli? Tegelikult eelmine aasta oligi veits üle aasta tagasi. Aprillis äkki mul oli, kaela vigastasin ära ja mul oli see kaela asi ümber. No mitte nagu päris see mingi kips, aga nagu see tugi, et käisin ringi nagu mingi suur Lego mees lihtsalt. Ja võistlusel kukkusin kaelgis kuidagi nii järsku niimoodi
aga alguses oli okei, siis öösel ärkasin üles niimoodi, ma ei saanud nagu voodist püsti enam. Siis järgmine päev läksin EMO-sse. Okei. Igast asju on juhtunud. Klassikalist Eesti mehe asja alguses, et läheb üle. Põhimõtteliselt jah. Ei, mõistlik. Aga ütleme, kui jääda veel nii-öelda ajalukku natukene, et aga kuidas siis see nii-öelda teekond nagu selleni oli, et kas sul oli, ütleme juba siis 9-aastasena oli mõnes mõttes see selge, et sa tahad nii-öelda tõsisemalt tegeleda selle alaga, kui mitte ainult olla selline pühapäevasõitja, et nagu kas see oli nagu koheselt tahtsid sellisel nii-öelda siis tipptasemel justkui tegeleda ja et kuidas need teed, ütleme, sinna viisid, et näiteks Simple Sessionile sai jõutud ja sinna? Ma ei tea, kas päris kohe alguses oli nagu see mõte, et tahaks nüüd nagu professionaalselt seda teha või niimoodi, aga suht kiiresti tekkis see, ma mäletan juba nagu mingi 3. klassis nagu, ma mäletan mingi häguselt mingit pilte, kuidas ma nagu kirjutan, mina ei tea, kellest tahad sõita, siis ma ongi seal mingi Pro BMX-i sõita põhimõtteliselt see nagu, ma käisin, ma ei mäleta, kas see oli siis vist enne, kui ma isegi ratta sain, käisin siis koos emaga 2012 Simple Sessionil ja see oli nagu väga-väga lahe, no mul mingid nuputelefoni videod ka sellest kuskil alles, aga nagu mäletan seda nagu väga sügavalt ja sain mõnelt, no Simple Session, ma ei tea, kui palju teie teate, aga see on nagu ikka tegelikult nagu ikka maailma tasemel nagu BMX-i rula maailmas, see on nagu huge. Ja seda ma olen aru saanud, et need on nagu suured eventid selles mõttes, et sealt vist tulevadki üle maailma kõik suured inimesed kokku, on ju? Jaa, kõik isegi Tony Hawk on käinud, kõik Bam Margera on käinud, kõik BMX-i profid, Dave Mirra, kõik kes veel, no kõik tipud, nad on siin ikka käinud. Seda ma ei teadnudki. Seda ma ei teadnud, et okei. Teadsid, et Bam Margera elas Eestis ka mingil ajal, või? Kusjuures jaa, seda isegi teab, siin on vist ainukene koht, kus sa saad kuulsusena rahulikult elada. Kuigi ta vist sai mingi skämmi siin lõpuks oma mingi selle äriga või mingi jama oli. Seda ma nii täpselt ei tea. Ma tean, ma esimest korda nägin sellest, ma nägin Twitteris kuskil turvakaamera mingi lindistusest oli mingi screenshot tehtud, et wow. Aga ühesõnaga käisin seal, mäletan, mul on ikka veel nagu mingi üks sinine Vansi nokamüts kuskil, kus on mingi paljude pro-sõitjate nagu autogrammid seal. Gabe Brooks, Brett Benesewitz, Drew Bezansen, nagu paljud need nimed, need ei usu nagu, ma ei usu, et teile midagi ütleb, aga nagu väga-väga legendid ja paljud neist, see Brett oli mu lemmiksõitja väiksena hästi pikalt, ta kukkus mingi rämedalt, nagu nüüd ta põhimõtteliselt nagu, ta pidi õppima rääkima ja kõndima kõik uuesti ja seal Drew Bezansenil ma tean, et tal oli mingi insult või midagi, et ta on ka nagu, ei ole see sama ja Gabe Brooks on ka läinud, ehk see on nagu mingi nagu tükk ajaloost on mul alles seal Simple Sessionist, tollest Simple Sessionist. Okei. Oota, aga kas siis, kui sa nii-öelda nagu lapsena käisid, kas siis sa käisid nii-öelda nagu vaatamas? Ma käisin, enne kui ma võistlema sain, ma olin mingi 10 korda vist vaatamas käinud või 9 korda ja 10. kord siis nagu olin võistlemas. Ikka oleks aeg, aga see oli nagu ma teadsin ju väiksena, et ma tahan ka nagu kunagi seal võistelda. Ei, arusaadav. Aga ütleme, kuidas siis ütleme see nii-öelda, kui esimest korda ise võistlema läksid, et kuidas see sinna tuli ja kas siin on mingisugused katsed või asjad ennem, et sa saaksid nii-öelda põhifestivalile sõitma või kuidas see välja näeb ühesõnaga? See on niimoodi, see vahepeal natuke varieerub, vahepeal niimoodi on lihtsalt teevad kutsega nagu Eesti sõitjatele, et teatud inimesed kutsutakse, kes on silma jäänud või niimoodi, aga enamus ajast on niimoodi ikka olnud, et nagu mingi eelvõistlus on. Ja siis too aasta oli siis Kuldrula 2023, kus võistlesin sealt top 3 siis said Simple Sessionile. Ma olin tegelikult 4. koht ja siis kuna esimene koht, vist oli esimene koht, no keegi seal top 3-s oli kutsutud juba Tauno Krüüts minu arust, siis nagu liikus see taha, 4. saab ka ja ma mäletan, ma olin kokana tööl sel ajal ja siis sõin enda seda. Kui sa kokk olid, siis kiirnuudleid rahaselt. Sõin enda lõunat seal vaekoridoris suvel ja siis nägin seda uudist ja mäletan, see oli nagu kindlalt nagu üks mu elu parimaid päevi, kui ma sain selle uudise teada. Ma olin nii hyped, juhataja oli seal ja siis tähistasime koos. Aga jah, see oli täiega lahe seal Kuldrulal ka, et no me ei teadnud tegelikult, kes 4. koht on. Oli nagu 2 vahel, kas mina või üks Viljandi tüüp, Enrico Horopko. Ja siis ta juba seal läftekal nagu keegi mainis, et võib-olla juhtub nii, et 4. koht ka saab ka. Ja siis ma olin mingi, lahe.
nagu kui saab, siis saab, väga lahe. Nagu lootsin Eesti Enrico ka nagu ütles, et isegi nagu tuli minu juurde, no ta on varem võistlenud, ta on minust veits varem, ta on ikka päris mitu korda käinud seal võistlemas, siis ta ütleski nagu, et isegi kui nagu tema on 4. koht, siis ta annab selle koha põhimõtteliselt mulle, et nagu et mina saaks ka lihtsalt aga jah, läks väga lahedalt, et tuli välja, et ma olin seal 4. ja siis sain edasi ja täiega lahe oli. Mäletan, too oli üldse nagu 2023 suvi, ma olen nagu võistelnud hästi pikalt tegelikult, aga too suvi oli, kus mul nagu hakkas igal võistlusel nagu hästi minema, see oli kuidagi mingi selle poolest mingi siit ma kohe küsin, ma tahan korra veel tulla Simple Sessioni juurde tagasi, aga ma saan aru, et siis neid selliseid nii-öelda väiksemaid võistlusi nagu Eestis tegelikult toimub nagu hästi palju siis selles mõttes või? Kindlasti mitte. Okei. Et oota, aga mis need siis nagu võib-olla mõned veel on? Ma saan aru, et see kuldrula, kuldne rula, et see on nagu üks niuke event, mis nagu toimub siis. See on nagu suht põhjalt, see on mingi minu arust, ma ei tea, kas oli või peaks olema mingi 20 aasta juubel või võib-olla rohkem isegi, see on täiega pikalt kestnud. Aga see on niimoodi, et see vahepeal jäi ära, siis oli mingi 4-5 aastat paus, siis tuli jälle 2 aastat järjest toimus ja nüüd praegu enam ei ole nüüd 2 aastat jälle toimunud, sest keegi ei ole vist, kes nagu korraldaks seda. See on hästi palju erinevaid korraldajaid olnud aastate jooksul. Ei, korraldamine on üks normtöö. Aga muidu neid väiksemaid, neid vanasti oli rohkem, aga ma ei tea, kas peale koroonat või midagi hakkas kuidagi vähemaks jääma, et pigem nagu siuke ikka mingi paar tükki aastas, et enam ei ole nii tihti. Et see on ka tegelikult, miks Kicking Concrete põhimõtteliselt üldse sündis. See on nüüd tuleb 4. aasta järjest suve lõpus. See on, et mina esimene aasta nagu esimesed 2 aastat nii väga üldse ei olnud korraldusega seotud, aga põhimõtteliselt keegi kuulis, et sõitjad vinguvad, et ei ole üldse võistlusi, siis keegi mõttes sahtavai korraldama siis. Õige, keegi idee tuleb ise teha. Aga siit muidu, tegelikult ma saan Simple Sessioni juurde tulla natukene hiljem ka, et äkki kui see Kicking Concrete praegu siin niimoodi teemaks tuli, et äkki räägid natukene pikemalt ka, mis see nagu on ja siis ma saan aru, et nüüd selle suve lõpus siis on ta tulemas. Et äkki räägime sellest ennem ära ja siis lähme Simple Sessioni juurde tagasi. No Kicking Concrete ongi siis, toimub nüüd 3 aastat on toimunud, 4. aasta tuleb nüüd suve lõpus. Nagu ongi, sai alguse sellest, et sõitjad vingusid, et ei ole võistlusid, siis hakati tegema. Esimene aasta ma olin lihtsalt nagu pigem sponsor ja veits aitasin, kuna mul sõbrad nagu korraldasid, sõbrannad korraldasid, siis me lihtsalt aitasin mingi minnaid asjade, mis iganes ja nagu veits enda brändiga panin nagu sponsori õlga alla. Ja siis teine aasta veits rohkem aitasin. Ja nüüd olen nagu täitsa in selles, aga põhimõtteliselt ongi algne plaan oli, või no tegelikult ikka veel see on plaan, et nagu mõõda Eestit ja esimene aasta oli Narvas, siis keegi lambist Narvas, okei. See oli paras seiklus, noh. Et keegi avastas, et Narvas on mingi betoonpark, kuna see on Kicking Concrete ka, siis on nagu plaanis ainult betoonparkidest ja neid on suht palju Eestis õnneks tekkinud. Aga et plaan mõõda Eestit ja esimene aasta oligi Narvas, siis Viljandis, siis 3. aasta Tartus ja 4. aasta on tegelikult saladus. Ma ennem tegelikult ütlesin teile, aga varsti tuleb see ka välja. Ei liiki veel. Ei liiki. Aga suve lõpus tuleb välja, jah. Aga põhimõtteliselt jah, betoonpargid, siis BMX rula tõuksi võistlus ja veits sellega idee ka, no mingid võistlused on Eestis. No tegelikult suht omajagu ikka, kus teevad nagu vanuseklassides ka, et ongi mingi kuni 17 või 16 või 15 ja siis pluss, et 2 eraldi klassi igal alal ja siis ongi nagu hullult nagu Kicking Concrete on tegelikult nagu hullult nagu noortele ka pühendatud, et nagu no tihti ongi, tegelikult neid noori sõitjaid on hästi palju, aga ongi ühes potis kõikide vanade kaladega, siis on nagu raske sealt kuhugi pääseda, aga jah, siuke võistlus noortele, vanadele kaladele, kõigile. BMX rula tõuks. Meil on lahedad mingi eriauhinnad, meil on kõige julgemale tüdrukule auhind, kõige parem mats. Meil on kõige noorim võistlejad, proovime hullult nagu... Et nagu kõikidele midagi, noh, selles mõttes. Kommuunile tagasi anda, ja see on nagu täiega nagu lahe päev ka alati. Ja nagu tahakski lihtsalt, või no olemegi nagu tegelikult midagi loonud, mida saab nagu kommuun terve aasta lihtsalt oodata. Nagu alati Simple Sessioniga ka ootad, et see kord aastast tuleb ja siis on mingi täiega kõva. Kuldrulaga samamoodi, ma tunnen, et Kicking Concrete'iga ka nüüd niimoodi.
Nice. Tahtsin sellist asja uurida, et kas siis kui mina kunagi noor olin, siis oli siis oli BMX ja rula kõrval oli rulluisu trikitamine ka, aga et nüüd vist tõuksisõit on nagu selle vist täitsa välja vahetanud või kas on veel? Põhimõtteliselt võib öelda küll, no pigem ikka väga harva näed nagu rulluisutajad nüüd tänapäeval. Mõnda üksikut vahepeal kuskil näed, aga tunnen, et selle kuidagi peak populaarsus on kuidagi veits möödas, aga tegelikult üldse nagu see BMX ja rula nagu üldine peak populaarsus on ka täiega alla läinud ja tõuks on täiega tõusnud, aga selles mõttes need on siuksed asjad, mis tegelikult nagu kunagi mõjusad ära kaovad. Sest ongi ja mingisugune skene jääb ikka tegema ja siis ta tuleb jälle uuesti, tõuseb nagu üles, et jumala, see ennem sai Bam Margerast räägitud ja vaata see vend ei rulatanud ju ka mingi palju kaua ta ei teinud ja nüüd aktiivselt sõidab ju jälle. Aga vähemalt ma ei tea, kui YouTube shortid ei valeta, võib-olla on kõik AI, ma ei tea. Aga korra siia veel selle Geek & Concrete'i juurde tagasi tulles, et aga ütleme, kui nüüd kuuleb inimene ja mõtleb, et tahaks ka nagu osa võtta, et mis selle jaoks vaja teha on, et siis nii-öelda sündmusest osa võtta just nagu võistlejana, et mis on selle jaoks tarvis inimesel teha? Ega palju pole, ega midagi rasket pole, et tegelikult ongi, me avame eelregistreerimise nüüd varsti mingi hetk, et 2 aastat meil vist ei olnud, aga nüüd on osalustasu ka 10-15 euri, sõltub kas eelregad või koha peal, just et no kuna me teeme nagu enamasti ilma toetuseta ja igast mingi helitehnikud ja kõik asjad nagu maksavad, et mingi kulud katta niimoodi. Et tegelikult ongi lihtsalt registreerida, tulla võistluspäeval kohale ja siis pane enda nime selle kirja, paned kõik vajaliku info kirja ja sõidad, Et ongi. Et isegi saab tulla nii-öelda koha peal registreerida. Ja, just. Aga seal mingid nii-öelda kohtade piiritlust nagu ei ole veel või veel ei ole tarvis olnud seda teha? On küll, tegelikult 100 on meil päeva jooksul nüüd, millest ajakavasse mahuks. Okei. Läks palju ikka. See on päev otsa sõitmis siis ju selles. Ja tegelikult ongi, et me niimoodi mingi 8 hommikul lähme sinna 9 õhtul nagu lõpetame, paneme asja kokku. Aga eelmine aasta, meil on iga aastaga nagu kasvanud ka see üritus, mis on täiega lahe. Ja nüüd eelmine aasta tegimegi Tartus, seal nüüd tehti Baltikumi suurim betoonpark. Baltikumi suurim? Ja, see on täiega hea nagu, täiega hästi tehtud, Läti tüüpide tehtud Mineworks Ramps, siuke firma. Aga siis meil nagu eelmine aasta ma tunnen, et läks nagu täiega mingi explosion oli lihtsalt. Me loosisime auto välja, meil oli live band skatepargis, meil oli esimest korda nagu ametlik afterparty ka, mis oli nagu omaette eraldi täiesti üritus. Meil oli mingi, mina ei tea, pea 10 esinejad seal kokku või midagi sinna kanti nagu ikka päris lahe oli. See aastaga plaanis jälle. Okei. Ühesõnaga järjest suuremaks asi läheb. Aga kui tulla korra nii-öelda võistluse nagu enda juurde, kuna ilmselgelt ma ise ei sõida, siis mul ei ole nagu õrnaimu ka. Aga ütleme, kuidas see võistlus siis nagu ise nagu sellisena välja näeb, ütleme siis teeme hüpoteetilise, et ma nüüd lähen nii-öelda omal rattaga rampi ja siis palju mul seda aega on ja mis mu see eesmärk seal siis nagu on, kui seletada täiesti võhikule? Põhimõtteliselt niimoodi, et jagame nagu alad ja vanuseklassi nagu 4 gruppidesse, nii et 4 inimest on nagu ühes grupis. Siis kõigil on 2 sõitu, mis kestab 1 minut. Ja siis selle 1 minuti jooksul nad peavad mööda parki nagu tegema enda parimad asjad ja hinnatakse igast siukseid asju nagu kui puhtalt nad maanduvad, kas mina ei tea, jalg läheb maa, kui jalg läheb maa, see on nagu lappes. Et kui nagu raskeid asju teeb, kui sujuvalt, kui nagu erinevaid asju teeb, kui teebki sama trikki igas kohas, siis see on nagu pigem mitte parim. Aga jah, siis 2 minutit kokku, 1 minut. 1 aasta me tegime üldse niimoodi, et meil oli, vahepeal me oleme niimoodi teinud, et 2 sõitu kokku loevad, nii et peaks nagu 2 erinevat sõitu tegema, siis nende punktid kokku. Vahepeal me oleme niimoodi teinud, et parim sõit loeb 1 2-st. 1 aasta me tegime isegi niimoodi Viljandis, et 3 sõitu ja 1 3-st siis loeb, siis on nagu lihtsalt, tihti ongi, kui näiteks inimesed proovivad nagu hullemaid asju, kui nad teavad, et nad ei pea nii safe'ilt mängima. Ja siis meil on eraldi parima trikivõistlus, mis paneme mingi 30 minutit kellale ja siis valime mingi teatud koha pargis näiteks välja ja siis seal, kes kõige haigema triki teeb, see võidab selle eraldi võistluse ka ära nagu. Ja see on siis eraldi nendest täiesti runnidest nii-öelda, need mis 1-minutilised on.
okei. Aga seal tihti tuleb seda ka ette, et lihtsalt inimesed panevad, no isegi kui aega enam ei ole või niimoodi on nii siuke adrenaliin ja hype sees, et panevad lihtsalt nagu rahvale midagi lahedat ka. Isegi kui see nagu punktidesse enam ei kajasta. Ja see on nagu rap battle'is, vaata muusika saab läbi, aga sul on veel nii palju öelda, et paned acapellas edasi, vaata. aga kui seal mainisid, et see eelregistreerimine, see, et kui sa nagu ennast seal kirja paned ära, et ega te ju ei kontrolli üle, kas see inimene oskab päriselt sõita või mitte, et see on ta enda nagu nii-öelda. Et selle on kohe teada murda. Just, et see on see enda nii-öelda häbitundest või noh, julgusest. Seal ongi tegelikult meil on nii palju nagu erinevate tasemetega ka nagu ongi. Ma ei mäleta, eelmine aasta kõige noorem võistleja oli äkki 7-aastane. Ja ongi nagu paljud, kes alles alustavad, aga lihtsalt nagu ikkagi me ei pane nagu mingi hullu pinget peale, et nüüd sa pead täiega mingi sealt hüppama ja sealt seda tegema, et kõik nagu teevad, mis tahavad põhimõtteliselt ja kiiver on meil kohustuslik kuni 18, võib-olla on üldiselt, võib-olla on kuni 18 praegu ei mäleta. Aga kiivrid paneme pähe ja meil on esmaabitöötajad koha peal olemas igaks juhuks ja... Oi, arusaadav. Ai, no ma usun, et kiiver kulub ära küll, eriti kui veel kuskil mingi betooni peal sõidad, et no. Ma olen väikse nagu pannud ikka paar litti vastu maad. Et õnneks kõik on enam-vähem terve vist, aga nüüd ka ikka üldse selle kiivriga mul alati ema ja vanem vend hullud surusid päev väiksena üldse ei tahtnud kuidagi. Ma olen võib-olla selle verst, et näed pargis nagu paljud vanemad nagu ei kanna kiivrit ja siis mõtled, et miks mina pean, pigem panen mingi snapbacki pähe. Tahad ka lahe olla ikka ju selles mõttes. Nüüd vanemana ma nagu saan aru ka, et tegelikult on vaja ikka, nagu ma olen ise lihtsalt näinud, kus nii palju mingi pro-sõitud on lihtsalt, ongi nagu pannud mingi laksu ära ja nagu ei ole enam samad. No, üks tüüp on Scotty Cranmer, võime pärast teile pilti näidata või võime pärast siin ekraaniga panna, tal oli tegelikult kiiver peast, hüppas üle mingi põõsa, üks Ameerika sõitja. Ja seal põõsas nagu teisel pool oli mingi auk ja niimoodi jäi sinna kinni ja niimoodi, et tal reaalselt nagu lõigati koljust tükk ära, nii et tal oli reaalne nagu auk siin peas. Jesus Christ. Nüüd ta mingil määral nagu sõidab, aga ikka ta ei saa liigutada isegi alguses ja nagu ikka selliseid asju juhtub, et ma lihtsalt nüüd ise ka nagu hullult proovin lihtsalt sellepärast ka, et nagu eeskuju olla noorematel, proovin ikka kiivrit kanda. No. Ei, arusaadav, et noh, ega seal ei olegi palju vaja, üks kord valesti ja ongi nagu... Nooremana sa väga ei mõtle selle peale, ma nooremana see on nagu mingi, juhtub, mis juhtub, aga... Eks siis luud painduvad rohkem. Ja seda ka, jah. Ei, selles mõttes küll ja nooremana on ennast teha kuskile sodiks sõita, jah, et sa vähemalt taastud tõenäoliselt ära sellest. Midagi taolist, no mul igas kõik asjad mingi raksuvad ka, aga pea on korras vähemalt. jah, need raksumised asjad, need vist ei öelda, on veits niisugused kutsehaigused, vaata, et need vist tulevad selle asjaga tahtmata. No vist jah. Aga kui tulla nii-öelda võistluste juurde tagasi ja kas siia kiiresti küsin vahele seda ka, et kas Simple Sessionil on siis ka, sul on 1 minut aega teha või seal on nagu pikem see nii-öelda aeg? Ei, see 1 minut on suht klassika. Vahepeal, kui mingi väiksemad pargid tehakse isegi 45 sekundit, aga see on ikka kui mingi väike park või niimoodi, aga see 1 minut on suht nagu klassik, et sellest väga üle ega alla ei tehta minu arust niimoodi. Ja see Simple Session on niimoodi ja seal on siuke klassik minu arust võistluse formaat, mida ideaalis ise ka tahaks teha. Tavaliselt on nagu 2 päeva võistlust, et nagu kvalifikatsioonipäev ja finaalipäev, aga... No kuna me teeme Gig in Concrete kõik 1 päevaga, meil ei ole nii palju aega lihtsalt. Tavaliselt tehakse Simple Sessionil ka, et on esimene päev, kus sul 2 sõitu kokku loevad, kvalifikatsioonipäev ja finaalipäeval mingi 100-st, mingi 12 pääseb siis edasi. Ja siis seal on nagu see, et see parim sõit loeb. Selge. Ja samamoodi eraldi parima trikivõistlus. See on suht siuke klassik, jah. Aga ütleme, kui nii-öelda sinna nii-öelda enne seda minutit, kui lähed ja vaatad, et mis siis nii-öelda skill level on, et kas seal on, ütleme, enne seda, kas on siis, ma ei tea, kodus või kuskil koduses pargis või asja, kas seal nagu sa paned nagu mingisuguse kava nagu enda jaoks siis paika, et mis trikk, kust, mis läheb või on niuke, või et ongi ühesõnaga, et äkki sellest natuke rääkida, et ma alati mõtlesin, et see on niukene freestyle see, et küll ma nii-öelda võistlust tulles vaatan, kus ma hüppen ja kus ma Supermani teen või mis iganes. Superman on vist trikk. On küll, jah. Yes. Nice. Aga no inimesed teevad erinevalt, aga pigem mõttekam minu arust vähemalt on nagu ikka peas endal kokku panna ja läbi veits proovida. No mul oli hea sõber Rasmus, või no on,
üks hea sõber Rasmus, tema alati, no me oleme hästi palju nagu väiksest saati koos võistlemas käinud ja niimoodi ja ma nagu alati nagu mõtlen enam-vähem välja, mis ma teen ja tema alati, mina teen lihtsalt. Ja siis nagu alati nüüd ta lõpuks mingi eelmine suvi või üle-eelmine suvi kunagi ütles, et ma esimest korda nagu mõtlesin ka, mis ta teen ja siis tal läks nagu kõvasti paremini, et nagu tihti ongi, mina ei tea, suvel eriti, see on mingi täiega palav, mingi tegelikult see 1 minut ikka väsitab veits ikka ära ka, nii et võib-olla asjad lähevad meelest, et kui sa mingi täiesti freestyle'i paned, siis pigem nagu läheb veits lappama. Aga jaa, pigem niimoodi kokku panna mõttekam, et harjutada, aga sellega ka näiteks eelmisel Simple Sessionil, mitte eelmisel, üle-eelmisel, seal, kus ma viimati võistlesin, seal oli siuke asi, et ma soojenduse ajal hullult harjutasin. Et nagu proovisin nagu trikke järjest tervet enda seda run'i ei teinud, sest no, teised inimesed ka soojendavad, et nagu ei saa päris kõike teha, aga ma väsitasin nii ära, et ma sõidu ajal ma tundsin, ma nii läbi lihtsalt seal ei tulnud ka väga hästi, et nagu mingi täiega palju mingi selle võistlemisega ka mingi asju, mida sa õpid ikka nagu mitte end ära väsitada enne tähtsat sõitu ja igast asju tuleb sellega, aga pigem ikka kokku panna. Ja, ei, ma usun, et seal sa saad aru, kui pikk see 1 minut nagu päriselt on. Aga kui palju ette näiteks Simple Sessioni puhul saavad võistlejad nagu, ma ei tea, selle nagu pargi nii-öelda kava või nad teavad, milline see välja näeb see või üldiselt on ju Simple Sessioni jaoks ehitatakse eraldi on ju. See on niimoodi, et mina ei tea, mingi paar kuud või niimoodi enne võistlust tavaliselt panevad välja selle nagu disaini müüke, see on, seal sa võid veits ette kujutada, aga nagu koha peal on veits teine teema ikka, et on 2 nagu soojenduspäeva enne võistlust. Seal ongi niimoodi, et mis sul on 1,5 tundi päevas, siis 3 tundi kokku või äkki mingi 4 tundi kokku. Ja siis sa oled seal nagu sina pluss mingi 40 inimest veel ja nad kõik on mingi täiesti mingi igalt poolt ümber maailma kokku tulnud, kõik on mingi räme näljas on mingi jooksevad seal. Soojenduse ajal on ka alati mingi inimesed sõidavad otsa üksteistele ja nagu ikka suht nagu kaootiline, et tegelikult nagu midagi seal veits saad harjutada, aga sa pead ikka täiega suruma end läbi ja et siuke värk ja. Ja siis enne võistlust on mingi 30 minutit, 45 minutit nagu pannakse ka mingi 40 inimest parki ja põhimõtteliselt sõidki veits soojaks. Okei. Aga tulles nii-öelda sõitmise juurde üleüldiselt ja võib-olla selline nii-öelda lähme algajate maale natukene, et ma siin saate alguses käis nagu natukene läbi, et nüüd sa oled eelmisest aastat alates sa oled hakanud nagu nii-öelda koolitusi justkui läbi viima või selliseid. BMX-trenn, BMX-kool. BMX-trenn, võt. Et sinna ma tahan jõuda, aga jah, et ühesõnaga rääkidagi sellest, et kui esiteks, et kuidas sinna saab ennast ka registreerida, mis selle jaoks vaja teha on, et nii-öelda tulla siis BMX-i nii-öelda trenni, aga minu küsimus siia veel nagu juurde on veel nagu see, et ütleme, kui nagu inimene alustab siis näiteks BMX-i nagu sõitmisega, et mis on need sellised võib-olla esimesed baasasjad, millest nagu alustada, et võib-olla päris saltodega vist nagu kohe nii-öelda rambilt ei alusta, et nii-öelda, mis need esimesed sammud siis oleks? Need esimesed sammud selles mõttes on lihtsalt harjuda sõitma kõiki nendest rampidest üles-alla ja niimoodi ja mingi basic asjade välja nuputada. No BMX-il on ka nagu sa spinnid põhimõtteliselt ühele poole, nagu kirjutaks vasaku või parema käega, ühe käega tuleb nagu naturaalsemalt, sa oled kas vasakukäeline või paremakäeline. Et nagu, et siuke, saad mõlemale poole spinnida 3 kuud 1.8 teha ja niimoodi, aga nagu ongi näiteks nuputada välja, et kummale poole sul nagu naturaalsemalt tuleb ja niimoodi siuksed asjad välja uurida. Mina ise üks tüüp on Janek Tallinnas, kes teeb BMX-trenni, aga ma veits olen nõudelt küsinud, nagu kui ma alustasin, ta on veits kauem teinud kui mina. Ma küsin veits nõudelt, siis tema andis mulle siukse nipi, et nagu minna siis inimese selja taha ja lükata teda, vaata kumb jalg eest või kumma jalad enne maha paneb, et nagu nuputada välja, kumb jalg ta ees sõidab. Mina ise ei ole veel teinud seda, ei ole veel vajalik olnud, aga siuke nipp on ka põhimõtteliselt antud. Aga jaa, no enne kõik ongi lihtsalt harjuda rattaga sõitma, sest nagu see on nagu no veits nagu teistmoodi ratas ikka ja mõtleb veits harjumist ja teen nagu mingi, mul üks 6-aastane tuli trenni, hakkas alles sõitma, ma temaga hullult nagu mingi trikke niimoodi veel ei proovi, lasengi näiteks tal lihtsalt harjuda igalt poolt üles-alla sõitma, veits juba tõstab esiratast üles, tõstab nokka ja aga praegu pigem lihtsalt ongi, et harjuda niisama sõita rampidest üles-alla ja niimoodi. Siis vaikselt ongi basic asjal lihtsalt pannihopp ja jupata ja.
aga ma saan aru, et ütleme nii-öelda, et kui nii-öelda algajast nagu rääkida, et siis on ju, sest neid nii-öelda BMX rattaid on ju ka selles mõttes nagu hinnaklassis igasuguseid, sa võid siin 4 miljonit võib-olla päris ei maksa, aga aga ikkagi ikka megaraha on võimalik sul panna oma ratta alla nagu magama. Aga ütleme, et algajana vist nagu ei ole see nagu päris nagu tarvilik, et ütleme, mis nagu sinna hinnavahemikku, ütleme selline mõistlik algaja ratas nagu jääb, millega on niisugune mõistlik alustada ja ei pea muretsema, et ma ei tea, keevitused lahti tulevad, kui pannihopid või midagi. Selles mõttes on mul mõned trennis on ka ostnud kasutatuna saab mingi 200 € saab nagu tegelikult väga normaalse ratta, juba vanasti neid hinna olid kallimad, aga kuidagi on langenud täiega. Aga tutika ratta saab mingi 400 € eest nagu siukse väga korraliku, mis ikka kestab sul veits aega. Ja niimoodi ma ise ka teinud ja minu arust kõige mõtleb ongi niimoodi ostad mingi nagu siukse basic, enam-vähem normaalse ja siis hakkad mingi asju vaikselt välja vahetama seal, et kui vaja või tahad. Loogiline. Aga siit ma korra küsin ruttu selle nagu ratta osas nagu juurde ka, aga et ütleme, et kui seda ratast nii-öelda soetada, siis näiteks mida sina nagu ratta juures vaatad, et mis tal peab nagu nii-öelda olema, et okei, see on nagu normaalne ratas, et mis need sellised põhiasjad on, mida vaadata ratta juures? No tänapäeval on need kõik suht nagu okeiks läinud enamasti, aga ongi suurust nii palju erinevaid nagu raami suurused, pikkused ka, et vaadata, kui pikk sina oled. Et nagu selle järgi veits raami pikkust näiteks vaadata ja mingi vaadata, et mingi vaadata, et enam-vähem korralikud jupid on nagu tänapäeval need nagu, mis sa poes saad nagu mingi siuksed alga, need nagu tegelikult päris head, juba vanasti olid mingi suht lappes, mul olid esimene ratas oli siuke, vanasti need kõik vändad olid ühes tükis, nüüd on nagu tugevamad nagu pandud nagu mitme erineva tükina kokku, mingi siukse basic asjad on nagu muutunud ajapikku, aga mul oli selline, et nagu ongi vändad ühes tükis ja mäletan keegi, mingi suurem tüüp sõitis mu rattaga pargis peale seda ja mul vänt jumal kõver. Aga selles mõttes tänapäeval on need kõik suht nagu decent juba. Selge. Aga kui tihti sina, ütleme, vahetad ratast või mis on võib-olla siis mingi kuluosad kõige suuremad, mis sul niimoodi lähevad? No selles mõttes nii ma aasta jooksul olen suht vähe sõitnud. Aga mingi brefid käepidemed, mingi väiksed asjad, mis lähevad katki, aga selles mõttes nagu, kui sul on korralikud asjad, nagu väga tihti katki ei lähe, kui sa just mingi paarisaja kiloni ole. Selles mõttes osta korralikud asjad ei lähe katki. Tõsi. Aga tulles korra nii-öelda BMX-iga trikitamise juurde nagu üleüldiselt ja võib-olla natukene rääkida sellisest spordi võib-olla nagu evolutsioonist, et nagu kui nagu selline tihti tuleb selliseid nii-öelda siis täielikke uusi trikke või asju nagu nii-öelda sinna maailma nagu juurde, et ma ei tea, et talle näiteks oletame, mis oli, ma ei tea, siis kui 2000-ndate alguses ütleme, oli mingisugune uus trikk, mis oli haruldane, aga nüüd tänapäeval teevad seda juba kõik ja kas tuleb nagu selliseid täiesti mingeid uusi asju nagu juurde ka või pigem kõik üritavad perfektida nii-öelda mingeid vanasid asju? Tänapäeval seal lappel minu arust kuidagi kõik nagu sotsiaalmeedia ja kõik on nii palju ka arenenud, kuidagi tuleneb mingi BMX siuke sotsiaalmeedia on ka suht palju arenenud, tehakse mingi igast mingi riile, mingi TikToki asju, nüüd siuke asi, mille ühe nalja tehakse, et ongi trick inflation, et kõik on nii lappe ära läinud, et nagu vanasti oli mingi, mina ei tea, tailwhip oli kõva sõna, nüüd teevad mingi 10-aastased Hiinast teevad mingi triple tailwhip juba nagu mingi, ühesõnaga see on täiega lappe läinud, nagu kogu aeg nagu tehakse mingi uusi asju, aga need on nagu mingi täiesti siuksed nagu mind-blowing asjad. Et see on nagu väga crazy'ks ära läinud, kuidas see kõik nagu toimib tänapäeval. Aga muidu tehakse küll uusi asju, suht tihti. Ikka tehakse jah, isegi eeslane, siuke tüüp nagu Ingvar Neumann tegi kunagi siukse world first'i, leiutas triki. Tartus ise, kes leiutas, võime siin ekraaniga pärast panna, ma saadan lingi. Ja siukse asi nagu neuflip, et põhimõtteliselt, teate, mis kickflip on rulaga? Et ratast, ta laseb lahti ratast ja ratast teeb nagu kickflipi niimoodi, siukest asja. Leiutas, see oli mingi, mina ei tea, 2010 midagi äkki tegi selle, aga isegi Eestis on nagu siukseid asju leiutatud. Ja minu arust Andres Laineval ka, eks Eesti BMX nagu siuke GOAT põhimõtteliselt. Mitte põhimõtteliselt, pigem ongi. Tema ka on nagu mingi trikke leiutan minu arust nagu mingi manual 1.8 vippi, mingid sellised asju, mida keegi teine ei tee. Et Eestist on ka igast siukseid asju tulnud tegelikult. Lahe.
aga siin mul tuleb kohe nii-öelda võistluste osas nagu küsimus, et ütleme, et ma saan aru, et võistlused on ikka mingisugune kohtunikud, kes siis jälgivad, on ju, ja siis võtavad selle, aga et kas ütleme nagu sellele, et ütleme, kui tuleb tänu sellele trick inflationile ja sellele ka, et kas nii-öelda, kas on nende võistlustel nagu mingisugust sellist nii-öelda žürii käigus või noh, koha pealt selliseid mingeid vaidlusi ka, kus on nagu see, et kas nüüd see asi on trikk või ta lihtsalt taidleb ratta seljas, et kas nagu no selles mõttes taidlemine on ka trikk või nagu see kõik läheb alla, mina ei tea, mõni lihtsalt ühesõnaga jah, kõik läheb põhimõtteliselt trikki alla, mida sa teed otseselt, kui sa mingi lihtsalt hakkad mingi, mina ei tea, Harlem Shake'i seal kuidagi tegema, siis ma ei tea, palju kohtunikud selle eest punkte annavad, aga nagu selles mõttes, et kui teed midagi laherat, vahet pole, kas kohtunikud isegi teavad selle nime täpselt, siis on nagu okei. Ei, ma just nagu mõtlesin nagu selle koha pealt, et ma saan aru, et vaat mingitel trikkidel on ju, sul ongi mingisugused noh, Superman käis mul ennem nagu ise läbi, aga et kui on mingid vanemad trikid, et seal ma saan aru, et mingi kindlalt defineeritud asjad, mis sa pead nagu saavutama, siis on ju triki käigus. No selles mõttes jah ja ei, selles mõttes asju on võimalik nii nagu erinevalt teha, mõni teeb natuke teistmoodi, selles mõttes mõni teeb stiilsemalt, mõni teeb koledamalt, et trikk on trikk, aga nagu saad ikka nagu erinevaid viise seda teha, et mina ei tea, mõni teeb näiteks Supermani, sirutab jalad täiesti välja, mõni sirutab natukene kõveramalt, et mina ei tea, eks siis žürii vaatab, kumb nagu ilusam oli põhimõtteliselt. Okei, selge. Et selles mõttes nagu mingi hullu checklisti pole, et ahah, sa pead siis siit lenksu osas kinni võtma midagi sellist, pigem on lihtsalt, et mina ei tea, jalg ei läheks maha ja maandud normaalselt see nagu ja. Kui lahe välja näeb lihtsalt. Et ühesõnaga selge on see, et kui jalg maha läheb, siis on halb, siis on halb. Kui sa just nimelt ei tahtnud panna. See on triki osa. Mul iga trikk lõpeb sellega, et mul on jalg maha. Aga tahtsin siia tegelikult tulla, et aga nende nii-öelda BMX-i trennide ja nende juurde tagasi tulla veel, et mida on vaja, et ma saan aru, et see on noortele suunatud ikkagi enamasti, jah. Ei. Kõikides vanas, mul on kõige noorem ongi 6-aastane, 7-aastane, 8-aastane, 12-aastane, 15-aastane, 23-aastane, 40-aastane, et nagu väga varieerub. Et kõik on oodatud. Aga mida on selle jaoks tarvis teha, kui inimesel on ka huvi võib-olla trenni tulla, et mis tal selle jaoks tarvis teha on? Selles mõttes ma väga nagu avalikult seda ei ole nagu niimoodi kuulutanud veel. Aga praegu ongi lihtsalt minuga ühendus võtta, et on nüüd suvel hakkame tegema siis Tähtvere pargis kord nädalas väljas. Praegu just eile oli siis viimane sisekatrenn. Ja nüüd järgmist nädalast hakkame väljas tegema jälle. Nüüd kohe saab aasta aega ka, eelmine juuni siis alustasin. Et ühesõnaga lihtsalt läbi sotsiaalmeedia sinuga kontakti võtta ja siis juba saab. Aga tuleme natukene siia Nõomaale tagasi ka ja 1. juuni juurde, et kui on siis meil siin skatepargi avamine, et kas võid natukene saladuse loori kergitada selles osas ka, et kui et astud ju ise ka ülesse seal, et mida võib oodata, mida võib näha siis 1. juunil, et ma saan aru, kõike kindlasti ei tasu ära rääkida, aga selles mõttes mina tulen siis BMX-iga, mul head sõbrad tulevad siis Kaarel Raisa tuleb tõuksiga, Ralf Rasmus Raal tuleb rulaga. Põhimõtteliselt ma alustaks niimoodi, et näitame lihtsalt skatepargis, teeme igast laerit trikki kordamööda samal ajal. Teeme seal trikke, siis teeme nagu siukse väikse töötoa, et laseme kõikidel proovida, kellelgi mingeid küsimusi saame vastata ja laseme kõigil proovida, millega nad sõita proovida tahavad, et kiivrid ja asjad meil on kaasas ja rattad, tõuks, rula kõik on olemas ja kes tahab proovida, siis saab seal. Selge, et nii-öelda kõik saavad selles mõttes käe valgeks siis nagu selles osas. Selge. Aga siit võib-olla veel natukene nii-öelda tulevikku vaadata, et nüüd suve lõpus on tulemas teie enda sündmus loomulikult, aga et kas on veel mingisuguseid võistlusi, sündmusi, kus sa ise üles astud või teed miskit veel siin nii-öelda aasta jooksul? On niimoodi nüüd see järgmine nädal pühapäeval mina ja Kaarel oleme kutsutud siis Mustlasse skatepargi avamisele. Et siis päev enne nõud teeme seal väikse demo
siis 5. juuni on meil see ohutuspäev Elvas, mida me viime läbi, räägime koolilastele siis skatepargist ohutusest, laseme samamoodi proovida. Need üritused on, ma tean, et no loodetavasti ma enne mainisin ka, ma ise väga ei ole sõitnud, aga nüüd ma jälle nagu stardin jälle, olen startinud. Ja ma tahaks ise ka tegelikult Kicking Concrete'il osaleda see aasta. Aga muidu ise praegu rohkem pole plaanist. No muud mingid võistlused on BMX Eesti meistrivõistlused on ka suvel kunagi. Äkki sinna ka, võistlema muidu äkki lihtsalt koha peale. Ja, ei, selge, arusaadav. Aga siit käis päris nagu mitmes kohas, et ma saan aru, et seal Narvas oli see nii-öelda betoonpark oli seal, on ju. Ja et nüüd nagu igal pool kuidagi tundub, vähemalt nii-öelda jutus kuidagi tundub, et teedki nii-öelda kerkivad need skatepargid nagu päris nagu mitmetesse kohtadesse. Et kas siis nagu tundub, et pigem on see nii-öelda, kas nii-öelda populaarsus nagu vaikselt nagu taastumas või nagu ongi praegu see populaarsus pigem siis nii-öelda tõuksidel ja asjadel, et see on nagu see kõige kuumem kraam hetkel või? Tõuks ma ütleks, et see on kõige kuumem kraam, aga selles mõttes kõige populaarsem minu arust mingi koroona ajal oli suht teed, aga peale seda nagu hakkas seal minu arust järjest nagu paremaks läheb selles mõttes. Aga need betoonpargid ja ma ei tegelikult nagu minu arust suht nagu skatepargid on suht igal pool nagu olnud mingisuguse skatepargid suht pikalt, aga mulle tundub, et nüüd nagu tehakse lihtsalt korralikumaid. Mõned on ikka Eestis nagu mingi veits kahtlaselt tehtud ja niimoodi, aga enamajalt on päris hästi juba. Mäletan, esimene betoonpark oli üldse nagu Otepääl, ma ei tea, mis aastal see tehti, aga kõik oli mingi wow, et see oli nagu siuke värk, mis ainult oli välismaal põhimõtteliselt olnud, aga nüüd on nagu igal pool hakkad kerkima, et päris lahe. Ja korra, see Nõos oli ka muidu see, mitte betoonpark siis, aga see oli ka vist lõpus lagunes ära lihtsalt siin samas Vallamäe lähedal. Sellega oli niimoodi, ma just mõtlesin ka selle peale, selle vana Nõo pargi, ma olen ühe korra käinud seal. See oli tegelikult rämbid, kõik olid päris lahedad, aga seal oli mingi täiesti mingi see asfalt või maapind seal oli täiesti kuuk, nagu see oli mingi mina ei tea, mis asi see oli reaalselt nagu seal niimoodi kukud ühe korra, see oli nii krobeline ja hirmus lihtsalt, et see peletas ära, aga park on muidu nagu päris lahe, aga lihtsalt see maapind seal, ma ei tea, kuidas seal nüüd on, vist see oli nagu suhtsin kõrval ka üle tee põhimõtteliselt ja ma vaatasin mingi rekad seisid seal praegu, aga jah, tuli veits kahtlane. Asfalt oli seal kahtlane, jah. Aga ütleme, kui nüüd võtta niimoodi siis sõidu koha pealt, et ilmselgelt betoon on nagu kõvem, kuhu vastu kukkuda, kui näiteks vineer või ma ei tea, millest neid on vist vineerist tehakse muidu. Aga et nagu sõidu mõttes, mis seal nagu sellised, ma ei tea, tunnetuslikud vahed või midagi on, et kui... Mina ei tea, kindlasti mingi vahe on nagu... Ma arvan, et see, miks tehakse betooni rohkem, lihtsalt peaks nagu kestma kauem. Välja arvatud mõned mingi kahtlased erandid, aga muidu nagu mingit väga hullu tunde erinevust ei ole. Veits betoon minu arust ütleks, et tundub nagu veits süke stabiilsem. Ja vineer, mina ei tea, vahepeal tekivad mingi augud sinna niimoodi rohkem ja ma ütleks, et betoon tundub veits stabiilsem. Vahepeal võib betoon ainult libedam olla, aga nagu Eestis minu arust mingi hullu libedeid betoonparki mina veel kokku puutunud, aga välismaal kuskil pigem, ma ei tea, mis see erinevus on, mis seal teistmoodi tehakse, aga... Aga tulla korra, ma ei tea, siis võib-olla, ma saan aru, et nüüd nagu tänapäeval on see, et nagu, et ei ole küll vaata nüüd nagu hiljuti nagu väga palju sõitnud, aga et nii-öelda kui muidu, et ongi nagu enamasti oled sa ise siis sõitnud nagu erinevates parkides, ma saan aru, on nagu see põhiline sõitmine. Aga et minu küsimus on nagu just nagu see, et ütleme, et aga see on ka selliseid nii-öelda klassikalisi ekstreemspordi asju tehtud ja võib-olla mingi vahva lugu ka, kus nii-öelda, ma saan aru, et üks element ikkagi on ju selle see, et sa nii-öelda otsid koha, kus ei peaks sõitma ja siis annad oma parima, et seal totaalselt nagu sõita. Et palju seda asja nagu tehtud on ja kas on võib-olla mingi vahva lugu ka rääkida, kus mingisuguses võimatus kohas on tehtud mingi miskit vahvat? Jaa. Teine tund saade. Et selles mõttes, väiksena, pigem nagu suuremas on skatepargis ikka sõitud, aga on hullult lahe ikka tänavatel ka sõita ikka sellistes kohtades, mis nagu, süke skatepargi rahval on süke teistmoodi silm ka, et näeb kuidagi mingi asju, sealt saaks kuidagi sõita. Väiksena
pigem oli lihtsalt mingi mullahüpped kuskil metsas ja niimoodi, aga veits mingi hetk tekkis see nagu tänavu huvi ka rohkem, et ongi lihtsalt tänavatel igast kohti leida ja siis küsisid mingit huvitavat lugu, aga ma käisin Tenerifel kunagi Erasmus programmil 2023. Kokanais töötasin seal 2 aega nagu hotellis. Ja siis ma võtsin rattaga kaasa, Omnivaga läksin, saatsin ratta sinna, panin ratta põhimõtteliselt posti ja siis seikles seal, mina ei tea, mingi 2 nädalat tuli, ma mingi 2 või 5 päeva nädal aega olin Tenerifel olnud juba, siis jõudis ka, läksin mingi väiksesse Tenerife pakiautomaati postkontorisse, läksin järgi ja siis seal sain ratta ja seal nagu Costa ees, seal oli mingi hästi tilluke skatepark, aga tänavatel oli hästi nagu palju lahelik kohti, kui sõita. Saan pärast jälle video panna siin, aga seal oli siuke olukord, kus me filmisime siis nagu tänaval. Siis proovisin ühest asjast üle hüpata, ühte trikki teha ja siis mingi kuri Hispaania mees nagu proovis reaalselt autoga otsa sõita mulle. Nagu mina ei tea, kas ta tahtis nagu täitsa otsa sõita või lihtsalt tahtis hirmutada. No inglise keelt ta ei rääkinud, karjus seal hispaania keeles ainult ja no lõpuks videos on ka näha, kus sõidab nagu nii lähedalt mulle mööda ja veel lahedalt tänavulugu, mis mul just meelde tuli. Eelmine aasta mina ja Kaarel käisime mingi seal Tartul, seal Autovaba puiestee oli Tartus ja siis seal toimus mingi üritus, siis kutsuti meid ka sinna trikke näitama ja siis seal üritusel oli mingi turvamees ka. Ja siis meil oli üritusel nagu spets siuke reil toru pandud, kus nagu grindime ja trikke näitame. Ja siis turvamees nagu meie osa hakkas ja siis turvamees proovis mind välja visata sealt, mida ma teen põhimõtteliselt, kuigi meid oli nagu kutsutud sinna nagu trikke täitama. Ja siis see ürituse korraldaja oli ka mingi, mida sa teed nagu turvamehele ja siis turvamees oli, mis asja, mingid laamendavad siin ja mingi väga siuke huvitav olukord oli ja see oligi veits selle ürituse mingi point oli ka näidatud põhimõtteliselt nagu ei lubata ratastega sõita midagi, mingi siuke värk. Aga veel 2024 Simple Session oli nagu spets, no varem ka teinud seda, aga nagu siuke oligi üle Tartu oli siis nagu, muidu nad teevad Tallinnas ja niimoodi, aga Tartu 2024 puhul nad tulid Tartusse tagasi kodulinna. Ja siis oligi nagu siuke street jam, kus oligi, mina ei tea, mingi 100 inimest ratastega põhimõtteliselt mööda Tartut panime ringi ja nagu erinevad kohad, jagati nagu sularaha välja, kes parimaid trikke tegi ja siis oli nagu üldine võitja ka seal nagu jamil, kes nagu pääses siis sessionil edasi võistlema. Lõpuks tuli 2 võitjat ikkagi, kes mingi koht oli veel vaba, nii et mina ja üks Läti tüüp võitsime selle, aga seal hüppasin ühe silla pealt maha. Me saame siin ka video ja pildi panna, aga see oli ka hästi lahe siuke tänavamoment. Sõpruse silla pealt ja nurga pealt hüppasime alla. Ma saan aru, et sellisel, kui kuskilt silla pealt alla hüpata, siis vist sellist mõttemomenti väga ei ole, et sa lihtsalt lähed ja teed ja loodad parimat. No veits ikka oli selles mõttes, veits mõtlesin. Ma pikalt mõtlesin, et ma teadsin, et see üritus tuleb ja siis mõtlesin, seda tahaks teha nagu. Lõpuks see trikk, mis ma nagu, see kõige hullem trikk, mis ma tegin mingi 3 trikki seal või võib-olla, mina ei tea, 2 või 3 trikki tegin seal. See viimane trikk, see kõige hullem trikk, seda ma ei plaaninud, sellest tuli koha peal mõte, aga ei, ma ikka korralikult nagu mõtlesin ja kujutasin ette, et teen selle ära ja siuke päris hirmus oli, aga nagu selles mõttes siuke räige haip oli sees, et kõik elasid kaasa ja. Aga kui nüüd rääkida nii-öelda sinu nagu enda sõitmisest ja vaata, et nüüd oled nii-öelda aktiivsemalt uuesti nagu sõitma hakanud, et kas on mingi trikk näiteks, mis on nagu selline, mis nagu tahaks nii-öelda selgeks saada, mis on olnud senimaani, võib-olla ei ole nagu nii hästi käpas, aga mingi trikk, mis tahaks nii-öelda vähemalt 1 korra neilida oma sõidukarjääri jooksul? Mul hullult nagu praegusel hetkel mul hullult mingi trikki nimekiri ei ole, mul väiksena oli nagu mingi nimekiri telefonis, see tahan ära teha. Nii ma olen nagu paljud asjad ära teinud, mingid ikka on, aga mul hullult nagu mingi fookuses ei ole. Praegu mul lihtsalt ongi fookuses pigem see, et saaks tagasi sinna ilusti. Ja, ei, arusaadav. Aga siis korra tulla lapsepõlve nimekirja juurde, et ma saan aru, et kui olid need listid, aga mis on see nii-öelda siis see trikk, mille üle nagu eriliselt uhke oled, et selle nagu selgeks said, et nagu nii-öelda lapsepõlve dream siis äkki või? Hullult pikalt tahtsin double bar spin'i teha ja tail whip'i tahtsin selgeks saada ja
mingit nagu, ma ütleksin mingit hullu, et see on nüüd goal, seda nii väga ei olnud, lihtsalt oligi terve hunnik nagu asju, see, tahaks teha, ei saaks seal lihtsalt panema seda. Aga kaua ütleme kõige keerulisemad, sest ma ei tea, kumb nendest keerulisem on. Mulle tundub, et teil võiks olla keerulisem. See on see, kus ratas käib ümber selle on ju. Et see võiks olla keerulisem kui see double bar, triple bar, mis ütlesid. Aga ma ei tea, kumb see nagu keerulisem on, ütleme, kaua sul läks, et seda nii-öelda selgeks saada? See on nii subjektiivne ka, et mõni inimene nagu, no BMX-iga on lihtsalt nagu, sul ei ole mingi kindlat käsiraamatul nüüd see hakka järjest õppima. No mingid väiksed nagu basic asjad on küll, aga põhimõtteliselt võid ühes suunas minna, sa võid teises suunas minna. Et raske öelda, nagu mõne jaoks on üks lihtsam, mõne jaoks on teine lihtsam. Aga mis küsimus oli, et mis kõige kauem aega läks? Võib-olla, et mis siis nagu sinu enda jaoks oli, ütleme, võib-olla selline triki poolest nagu kõige suurem siis nagu väljakutse? Minu arust võib-olla oligi tailwhip nagu täitsa selgeks saamisel. Nagu täitsa selgeks mõtlen niimoodi, et teed põhimõtteliselt iga kord ära, nagu vahepeal võib-olla läheb jalgkorra maha, aga enamasti teed ära. Mõtlen tailwhip ja 15-14 olin, tegin esimest korda ära. Siis tegin paar korda aastate jooksul ja siis mingi paar aastat hiljem nagu sain selgeks selles. Ja. Ma kujutan ette, et selles pealt vist mingi päris vihase hooga vist seda ratast lükkama, et ta sul nii-öelda selle täis spinni nagu ära teeks, on ju? No mitte mingi hull vihase hooga, lihtsalt mina ei teeks seal oma väiksed nipid ja värgid asjad on, aga pean lihtsalt. No selles mõttes kõik see BMX-iga on olnud nagu muscle memory, et lõpuks teed nii palju, siis jääb nagu selgeks, siis väga isegi ei mõtle selle peale, lihtsalt nagu teed lõpuks, aga alguses pead ikka läbi mõtlema ja nagu asi on lihtsalt katsetamise järel, sest nagu ongi 100 korda proovid, 1 korda teed ära, siis proovid 200 korda, 20 korda teed ära ja niimoodi järjest nagu paremaks läheb. Ja. Aga me oleme vaikselt suundumas selleni, et meie tunnikene hakkab vaikselt täis saama. Ja, aeg lendab selles mõttes. Võin pikemalt ka rääkida, mul pole kiire praegu. Aga tead, siis ongi põhjust tagasi tulla ja ma usun, et me 1. juunil vestleme veel natukene. Aga enne seda, kui me pillid kotti paneme, et äkki kordame üle tulevad sündmused veel, mis on veel tulemas teil endal suve lõpus, siis sinu need nii-öelda trenni asjad, et kui ette saab sinuga kontakti võtta ja need asjad üle korrata ja siis vaatame, siis räägime paarist asjast veel. Aga et kordame need üle, siis ma arvan, et need võib korrata küll. Ja, selles mõttes, kes tahab trenni tulla, kirjutage mulle, tulge proovima, ei pea alguses oma ratas olema, ma ei saan sebida rotta ja kiivri ka kui vaja ja Kiki konkreetne ütlen ära 29. august seivige kuupäev ära. Mul enda brändiga People Rally Eye tuli just uus kollektsioon välja, et kindlasti me kõik vaadaks seda ja hoidke sellega silm peale. Ma tahtsin tegelikult selle kohta see, kes ka korra läbi mõtlesin, mul üks asi, mul kuidagi ununenud meil saate algusest veidikene. Räägime sellest ka paari sõnaga, just nii. Et põhimõtteliselt People Rally Eye ehk pure. Teate, see nimi on mul hästi pikalt nagu meeles on mul siin tatoveeritud pure. See on nagu mingi 18 aastast saati nagu mul kuskil nagu kuklas olnud, et lahe nimi, et nagu kunagi võiks nagu midagi rohkemat teha sellega ja siis veits raske nagu defineerida, mis see kõik isegi on. Ma tunnen, et see on nagu täiesti oma maailm ja oma nagu universumiks nagu kogunenud. Muutunud, ma ei tea, kogunud, aga tahtsin öelda, et see on nagu selliseks kogukonnaks kujunenud, see ei ole nagu mingi üks kindel asi, et veits, no ma nagu alustasin sellega ja siis see nagu ajapikku lihtsalt nagu hakkas moonduma selleks, mis ma tunnen, et see peaks olema mul nagu mingi hullu kindlat plaani ei olnud sellega. Aga mul on alati meeldinud nagu YouTube videosi teha, üldse videosi kokku panna, mingi nagu siuksed asjad. Ja see tegelikult algaski. Kõigepealt see algaski niimoodi, et 2022 mul oli suht nagu palju videosi kuidagi. No mul meeldib filmida videosi kokku panna ja siis oli siuke huvitav aasta ja siis tolle aasta poole pealt mul üks lapsepõlve sõber lahkus väga noorelt, 20-aastaselt. Siis mäletan kuskil, no mõned kuud hiljem, pool aastat hiljem, mul kuidagi kuulsin ühte laulu.
see oli NBA Youngboy Letter to Big Dump, see oli põhimõtteliselt laul, mis ta oli nagu pühendanud enda surnud sõbrale. Ja siis mul kuidagi mingi täiega nagu emotsionaalselt ja kuidagi lihtsalt mul nagu tuli mõte nagu panna mingi nagu mälestusvideo temast kokku ja nagu kõigest sellest oligi, ma tegin ühe video nimi on YouTube'is üleval mingi 2022 A Year to Remember. Seal oligi mingi, panin mingi klipid sellest aastast lihtsalt ja siis teine pool videost oli mu sõbrale nagu pühendatud tolle lauluga ja sealt see nagu hakkaski, siis meil oli hästi palju videoid koos, me kunagi tegime nagu teisvelist, tegime siukest asja nagu EPV, me tegime igast mingi lolle videosid tegime koos ja hästi palju content'i asju nagu oli olemas ja tegelikult nagu kõik, mis ma praegu teen Purega, mis me praegu teeme Purega, need on nagu asjad, millest ma juba tol hetkel nagu unistasin ja tahtsin teha, aga lihtsalt kuidagi ei tulnud õigesti välja, ei olnud päris see aeg veel, ei olnud peaga õiges kohas ja nagu no me alustasime selle EPB koos tolle sõbraga Otiga. Ja siis ma tundsin, mul nagu alati need mõtted olid peas ikka, mida teha ja nagu kuidas teha ja neil oli mu peas, aga nagu mul täiega tundsin nagu mingi süütunnet ja asja, et nagu ma tahtsin tegelikult temaga koos seda kõike teha. Ja ma ei jõudnud talle isegi mingi rääkida väga milleski ja niimoodi ja siis kuidagi sealt lihtsalt tollest videost hakkas minema. Ma panin lihtsalt selle video üles YouTube'i, panin People You Rarely I nagu nime alt selle välja YouTube'i kanalil. Mul ei olnud isegi nagu mingi logo ega midagi, mul oli lihtsalt mingi suvaline profiilipilt seal, panin video välja. Ja siis panin ühe BMX-i video välja, mingi paar kuud hiljem. Ja siis peale tolle väljapanekut ma mäletan, mul hakkas nagu lõpuks nagu kokku tulema, et mis see Pure üldse võiks olla või kuhu suunas see võiks minna. Ja siis kuidagi sealt hakkas minema. Aga too alguste video, ta oli nagu siuke, mul nagu paari aasta jooksul nüüd nagu mõned asjad on mul nagu räigelt kõvasti kuidagi hittinud, lihtsalt nagu kuidagi emotsionaalselt, nagu mul tunne nagu, mul tuleb mingi idee, siis mul nagu kuidagi hullult südamesse ja hullult toob olevikku ja hullult nagu tunne, et ma pean nüüd selle ära tegema, see on nagu õige asi, mida teha. Mul oli tolle videoga, siis ma tegin eelmine september, ma tegin nagu siuke back to school giveaway. Back to school giveaway andsin ja paari koostööpartneriga andsime nagu hunniku riided ära lihtsalt inimestele, kellel oli vaja nagu kooli minnes. Mäletan too idee nagu ka nagu kuidagi hittis täiega kõvasti, see on nagu lihtsalt tundsin, et pean selle ära tegema ja nüüd viimane kord oli, ma tegin ühe tüübiga intervjuu, siuke noor Eesti artist nagu Faith, leidsin tema muusika ja ma nagu tundsin, ma nägin, et see vend on nii nagu next level tüüp, nii räige potentsiaal ja kõik, ühesõnaga siuksed mingi momendid on olnud, kus nagu ma tunnen, et see on nagu right move ja kuhu Pure peaks minema. Ma ei mäleta täpselt, mis see küsimus isegi oli, aga... Ei, et nagu tegelikult ei, see olid jumala küsimuse sees selles mõttes, aga ütleme, et siis nüüd praegu nii-öelda, et mis see Pure siis nii-öelda, et põhiliselt nagu keskendutagi siis nagu riiet nagu disainile või? See on lihtsalt osa sellest, sest ma mäletan kunagi, mul klikkiski lihtsalt, et nagu riided, videod, üritused, muusika, nagu kõik see kuidagi, mul tahaks nagu seda Eesti kogukonda kasvatada, mul tahaks nagu, ma tunnen, et Pure on nagu siuke nagu veits siuke nagu kodu neile ka, kes tunnevad, et nagu kuhugi majale ei nagu kuulu ja niimoodi. Ma tahan seda nagu, ma olen nagu suur osa enda elust nagu tundnud, et ma lihtsalt nagu ei kuulu, mina ei tea, kas on koolis mingi seltskond või kuskil, ma tunnen, et kõik lihtsalt kuidagi mingi täiesti mingi mõttetutel asjadele focus ja mina tahaks seda teha hoopis, aga nagu kus ma nagu leian enda inimesed ja niimoodi ja ma tunnen, et see ongi nagu hea koht kuidagi kujunenud, kus nagu leida sarnaste mõtteviisidega, sarnaste hobidega, eesmärkidega inimesi ja siis nagu koos töötada kõige selle suunas, et nii palju lahedaid inimesi kohtunud sellel teekonnal ja paljud, kellega teeme igast lahedat koostööd ja asju ja ma tunnen, et see ongi nagu siukseks oma maailmaks ja oma nagu kogukonnaks muutunud ja riided on jah lihtsalt osa sellest. Mul nagu meeldivad lahedad riided. Muidugi lahedad riided, üli head. No. Et ma ise küll nagu nii sellest nagu, hullult mingi riiete disainimine, see ei ole nagu minul mingi piik kirg, et ma tahaks nüüd, ma seda siit, see, et ma nagu kindlalt nagu
kindlalt nagu see kujuneb palju rohkem inimesi on, praegu on juba teisi inimesi seotud, aga ma tunnen, et nagu see ikka kasvab täpselt selleks, mis see peab olema, aga jah, riided on lihtsalt nagu osa sellest ja. Ei, arusaadav. Ja ma saan aru, et siis pure tegemistel saab nagu silma peal hoida siis Instagram, Facebook. Ja kõik sotsiaalmeedia, veebileht, YouTube. Ja mis teil siin öelda, tag siis on või mille kiiresti üles, lihtsalt pure? People you rarely eye. People nagu U-tähega. Ma tegelikult tõingi teile ka, ma tahtsin enne podcasti anda teile, aga mul läks meeles, sorry. Hell yeah! Oba, mine! Mulle meeldib, mul väiksest saati igast nagu kleepsud asjad meeldib, nii ma proovin Kuule, nagu uute riiete ja asjadega proovin nagu teha. Ma võtsin teile mõlemale kõigist ühe. Kuule, need on täiega kuulid. See ongi tegelikult see pusa, mis mul ennem ka seljas oli pärast näitan, aga see oli ka nagu pure. Ma saan aru, et see siis on nagu see nii-öelda firma logo siis nii-öelda. Ja see Silm ja Mõõk, see main logo. Väga cool logo, mulle väga meeldib. Thanks. Väga lahe. Mulle meeldib see ka, see meenutab mulle mingit konspiratsioonivärki, mis oli CIA sikaad ja mingisugune värk. Kui teil, ma ei tea, äkki tuleb meelde, täiskriptiline. Ma hullult olen küll, mul meeldib hullult conspiracy theory'd ja kõik need värgid. Aga mul tuleb sellega meelde, jah. See oli, kus põhimõtteliselt CIA pani mingisuguse taolise mingi ööliblika või mis iganes pildi ja siis seal oli mingid koodid all, kus siis väidetavalt, kui sa seal ära nii-öelda selle krüptilise koodi ära nii-öelda suutsid crackida, siis nad nii-öelda saatsid edasi kuhugi asja ja siis, kui sa eriliselt tark olid, siis lõpuks CIA värbas sind. See konspiratsioon, ma ei tea, kas see on tõsi. Teame, aga tegelikult tänapäeval arvatavasti on tõsi, sest kõik tuleb välja, hiljuti tuleb välja, et kõik conspiracy theory'd on tõsi. Nendest võiks ka rääkida tund aega. Nendest võiks nii palju rääkida. Lihtsalt freak yourself out. Aga need on ülikõvad. Aitäh. Ja, palun. Nii, aga meie tund on saanud vaikselt täis. Ma kordan siit veel üle omalt poolt siis, et 1. juuni meil siin Noos skatepargi avamine. Tulge kõik kindlasti kohale, saate näha inimesi sõitmas, saate ise potentsiaalselt sõita, saate kõik, mis on vajalik, et ise võib-olla nii-öelda individuaalselt tegelema hakata, et mis on selle jaoks tarvis, saate sealt koha pealt õppida. Et see siis 1. juuni ja siis omakorda kordan veel üle, et see oli 29. august oli see või? Ja, nii, ja 20 täpselt. Ja siis ja sinna ma tahtsin lõppu küsida ka, et kui külalisena tulla, et kas siis on piletihind asjad? Ei, ainult osalejatena on see regamistasu, et see on nagu avalik kõigile. Selge, et lihtsalt võta ennast kokku ja mine kohale ja ma usun, et nagu hea aeg on selles mõttes garanteeritud. Ja kindlasti seal on pop-up poed, seal on food truck olemas, eelmine aasta meil oli väike pannkoogi food truck ka seal, et selles mõttes, et tulge chillime. Nice, väga õige. Ja 2 asja veel lõpetuseks, et kordame äkki üle kõik sotsiaalmeedia kohad, kus saab sinu tegemistel, toimetamistel nii-öelda silma peal hoida. Mind leiab Ron Artur Instagramist ja People you rarely eye siis. Väga hea. Jep, super. Ja enne veel, kui pillid täiesti kokku paneme, on meil sul üks selline küsimus ka, mida me oleme kõikidelt külalistelt küsinud. Et see on alati niuke tekitab veidike paanikat, aga see on hea, see on ainult hea. Et ütle mulle, kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat kusagilt filmist, raamatust, kelleltki, mis iganes, aga mis on jäänud kuidagi nii-öelda 2 kõrva vahele kinni ja mida võib-olla tuletad meelde, kui ütleme, päev ei ole kõige paremini läinud. Aga et see nii-öelda aitab võib-olla päeva lõpuni vedada. Mul nii hullult nagu selliseid tsitaate nagu mingi hullult pähe liimitud ei ole, aga üks hea, mis ma eile kuskil podcastis kuulasin. Kas võin korra guugeldada seda üle, et ma valesti ei ütleks seda, aga just siia bussiga sõites mõtlesin ka selle peale tegelikult, see on nagu... No näed. Täiega, ma korra uurin selle üle lihtsalt. Teate, kes Alan Watson? Muidugi, ta on mu lemmikvend. Päriselt? Ja ta on mu hingeloom peaaegu. Väga lahe. Mina vist ei tea. Alan Watts, siis ma kindlalt tead, mina olen tast rääkinud. Kindlasti. No, oota, mõtlen, kas ma ütlen eesti keeles või inglise keeles. Okei, ma ütlen inglise keeles, mul võib-olla tõlkega läheb lappe. Man suffers only because he takes seriously what the gods made for fun.
see on puhas Alan Watts. Proovida mitte tõsiselt seda kõike võtta, sest ma ei usu, et me oleme siin maamuna peal sellepärast tulnud tulla, et ma pean nüüd nii sügaval poliitikas olema ja see on nagu, ma ei tea, selles mõttes, et kõik on tegelikult made for fun põhimõtteliselt, ma arvan, et nagu me ei tohiks seda kõike liiga tõsiselt võtta. Nõus. Jah, Alan Wattsi see suur mõte oli ka see, et jah, et ta ka nagu ei uskunud, et selline universum on lihtsalt surnud mateeria, mis kogemata juhtus inimesema ja nüüd olemegi ainult kuradi kannata siin ja ongi kõik. Et ma olen nõus, jaa, Alan Watts on täielik kohtum too vend. Et jah, kes ei ole varem näinud, tšekkige Alan Wattsi põhivend. Kuigi tasub YouTube'is ettevaatlik olla, nüüd tänu AI-l on tulnud mingid erakordselt palju mingid siukest veits oksed ka, mis tegelikult ei ole tema tsitaadid ja asjad ka, kus on lihtsalt mingi AI toodab tema häälega mingeid asju. et seda tasub võib-olla vaadata. Aga ei tahtnud Alan Wattsist rääkida nii pikalt. Alan Wattsist võib väga pikalt rääkida, väga tahtib. Võib mulle ka väga meeldib ja see tsitaat mulle ka väga meeldib. Aga meie omalt poolt soovime jõudu, edu ja jaksu kõikidel sinu ettevõtmistel. Loodame, et äkki oleme siis 29. ka samuti kohal. Ja pange kohe kalendrisse. Teie sündmusel, et see on väga-väga vinge. Ja omalt poolt juba jõudu, edu ja jaksu soovisin ja mitte ainult sündmuste korraldamisega, vaid loomulikult kõikide muudega ka, et bränd kasvaks suureks ja vingeks ja et kõikidel lõpuks oleks siuke asi kusagil selja peal, dressipluusi peal või kussis iganes veel. Aga meie poolt veel kord suur aitäh. Jah, aitäh kutsumast ja